Vend, kas olete märganud, mis viimastel päevadel taevas toimub? Vaata, ma olen hämmastunud, sest kõik toimub üksteise järel ja see tõmbab kogu maailma astronoomide tähelepanu. Ma toon sulle siin näite. Ainult selle kuu 12. päeval toimus täielik päikesevarjutus. Ja mõnes piirkonnas nagu Gröönimaa, Island, Põhja-Hispaania ja osa Portugalist kattis kuu päikese täielikult. Pane see kirja 12. kuupäeval. Samal päeval ja järgmisel päeval oli meil Perseidide tipp, mis on see meteoorisadu. Ja vaata, kui huvitav. Samal perioodil said need, kes vaatasid enne päikesetõusu taevasse, näha ka kuut joondunud planeeti. Merkuur, Jupiter, Mars, Uran, Saturn ja Neptuun. Ja mõned nägid seda palja silmaga, teiste jaoks tuli kasutada seadet, eks ole, teleskoopi, et seda näha. Aga tõde on see, vennad, et väga palju asju toimub järjestikku. Ma ei usu, et see on juhus. Ja see pole veel lõppenud, eks. Selle kuu 27. ja 28. kuupäeval tuleb meil see, mida nimetatakse verekuuks. Just nii, see on osaline kuuvarjutus. Nii et, vennad, toimub väga palju asju. Ja seda rääkimata sellest, kui palju inimesi näeb taevas helendavaid objekte, mis liiguvad väga kiiresti ja muudavad suunda. Mina isiklikult ei usu, et need on satelliidid, need Elon Muski Starlinki satelliidid. Ma usun, et miski paneb taeva liikuma ja ma näitan sulle piiblist, mis võib toimuda. Mis hakkab juhtuma, et sa ei oleks üllatunud. Jeesus ütles lihtsalt, et sul oleks aimu, et taevad saavad vapustatud, taevad lahustuvad. Ja ma selgitan sulle, kuidas see juhtub, millal see juhtub ja miks see juhtub. Ja üks asi, mille ma unustasin teile öelda, on see, et lisaks kõigele sellele toimus veel ühe hiigeltähe plahvatus ja astronoomid suutsid selle täpselt sel hetkel üles filmida. See oli väga haruldane asi ja ma räägin sulle täna selles videos, mis selle tähega juhtus ja mis hakkab nüüd edasi saama. Sobib? Aga enne kõike tahan ma paluda, et sa telliksid minu kanali. Iga päev olen ma siin, et sind aidata sinu teekonnal koos Jumalaga. Ja ma tänan sind ning aitan sul viimaseid sündmusi Issanda sõna valguses mõista. Amen. Nii et jälgi koos minuga seda sõnumit siin. Asi on selline, räägime nüüd sellest, mis viimastel päevadel juhtus. Nimelt tuli maailma kõige arenenumatest observatooriumitest uudis, mis köitis teadlaste suurt tähelepanu. Nimelt õnnestus mitme riigi astronoomidel jäädustada täpselt see hetk, mil hiiglaslik täht plahvatas ja kosmoses suri. Ja see signaal püüti kinni kosmoseteleskoobiga, mille nimi on Einstein Probe ning see tuli otse galaktikast, mis asub umbes 500 miljoni valgusaasta kaugusel maast. Ja vaadake, kui huvitav see on, vennad. Vähem kui tund pärast seda esimest hoiatust kosmoses hakkasid kogu maailma observatooriumid suunama oma teleskoope täpselt sellele taevapunktile. Ja siis mitmed teadlased jätsid kõik muu sinna paika, et seda lähedalt jälgida. Ja nad olid šokeeritud, sest neil õnnestus jäädvustada see üliharuldane nähtus, mida nad nimetavad. Ma selgitan sulle lihtsamalt, et sa aru saaksid. Kui väga suur, aga tõesti tohutu ja raske täht kulutab kogu oma sees oleva kütuse ära, siis selle tuum variseb äkitselt kokku. Ja see kokku varisemine tekitab seal sees väga tugeva lööklaine. Seejärel rebib see tohutu jõud kõik tähekihid seestpoolt väljapoole lahti. Ja kui see juhtub, paiskub välja ere valgussähatus ja hirmutav kiirgus. Ja see kestab vaid mõned sekundid. See on nagu silmapilk universumi ajast, saad aru. Aga et sa mõistaksid, miks seekord on teisiti, siis keegi polnud varem suutnud midagi sellist nii selgelt jäädvustada. Midagi, mis möödub nii kiiresti, aga nemad suutsid detailid kätte saada. Ja see täht, lihtsalt et sul oleks aimu, on meie päikesest mitu korda suurem. Ja pärast seda, kui ta oli kogu oma kütuse ära põletanud, plahvatas ta väga vägivaldse supernoovana ja jättis tõenäoliselt endast maha musta augu. Ja võib-olla sa küsid nüüd, eks, pastor, aga kui see oli 500 miljoni valgusaasta kaugusel, siis see ei plahvatanud ju praegu, eks. Ja see on tõsi, vennad. See valgus reisis miljoneid aastaid, kuni jõudis siia. Ja miks ma seda täna siia toon, vennad? Sest tuhandeid aastaid arvasid inimesed, kes taevasse vaatasid, et tähed kestavad igavesti. Muinasaegsed rahvad vaatasid tähti ja arvasid, et need on jumalad, kes ei muutu kunagi.
sest kõik kuningad ja võimsad impeeriumid, mis siin maal on olnud, on lõpuks surnud ja muutunud selle maa tolmuks. Aga tähed särasid ikka samas kohas edasi. Aga piibelvennad teeb ühe asja selgeks, mida me peame täna siin õppima. Mitte kõik, mida me arvame olevat igavene, ei ole seda tegelikult, sest isegi taevas, isegi kuu, tähed, isegi päike, vennad, kõik see vananeb. See universum, mis meil täna siin on, saab otsa. Kas sa teadsid seda? Ja ma tahan lugeda esimese kirjakoha, et sa mõistaksid, kuidas Jumal on kõik meie jaoks juba selgeks teinud. Vaata, mida on kirjutatud psalmis 102, psalmid 25 ja 26. Seal on kirjas: alguses rajasid sa maa ja oma kätega tegid taevad. Need hävivad, aga sina jääd püsima. Kõik vananevad nagu riided. Sina vahetad neid, nagu vahetatakse riideid ja need pannakse kõrvale. Vaadake seda, vennad, mida püha vaim ilmutas salmistile. Sest meie jaoks tundub taevas olevat midagi lõputut, eks? Midagi, mis ei kuku kunagi kokku. Aga kõikvõimsa Jumala jaoks pole kogu see universum, mida me näeme, midagi muud kui rõivas, mida me iga päev kanname. Sest just nii on siin tekstis kirjas. Aja jooksul, nagu kangas kulub, tuhmub ja vananeb, nii juhtub ka meid ümbritseva universumiga. Ja seepärast tahan ma, et te teaksite, vennad, et universum on vaid ajutine kodu, sest Jumal valmistab midagi paremat ja eelkõige midagi igavest, mis ei lõpe kunagi. Ja on veel üks väga huvitav kirjakoht, mis räägib peaaegu sama asja, aga nüüd Uues Testamendis. Vaadake, mida on kirjutatud hebrealastele 1 peatükis salmist 10 edasi. Alguses, issand, rajasid sa maa ja oma kätega tegid taevad. Nemad hävivad, aga sina jääd püsima. Kõik nad vananevad nagu riided. Sina keerad nad kokku nagu mantli ja vahetad nad välja, nagu vahetatakse riideid. Aga sina oled alati seesama ja sinu päevad ei lõpe kunagi. Vaadake seda, vennad. Võib-olla te pole selle peale kunagi mõelnud, aga siin teeb piibel väga selge vahe kahe asja vahel, eks? Ta räägib loojast ja sellest, mida ta on loonud. Ja kõik, mis on loodud, kulub, vananeb ja saab otsa. Ja ainult Jumal jääb alati samaks läbi ajastute kogu ilavikku. Aga huvitav on see, et piibli prohvetlus siin ei räägi ainult kulumisest, mis juhtub ajapikku aeglaselt. Sest kui me hakkame vaatama Vana Testamendi prohveteid, hakkame märkama midagi, mis avaldab meile muljet. Ma toon sulle siin ühe näite. Prohvet Jesajale, kui Jumal andis talle ilmutuse tuleviku kohta, kohtumõistmisest, mis tuleks inimkonna peale mässu tõttu. Sõna kuulmatuse tõttu. Ta kirjutas lõigu, mis võib meid lausa ehmatada. Aga tegelikult on see selleks, et tuua selgust selle kohta, mis tulevikus juhtub. Vaata, mida on kirjutatud Jesaja 34. peatükis 4. salmis. Seal on kirjas: taevaväed lagunevad ja taevas rullub kokku nagu pärgament. Kõik tähed kukuvad alla nagu kuivanud lehed viinapuult või nagu kuivanud viigimarjad viigipuult. Vaadake seda, vennad. Mõelge koos minuga selle sõna kaalukusele. Ta ütles, et taevaväed hajuvad. See tähendab, et tähed lagunevad, nad surevad, kõik möödub. Ma tean, et me oleme harjunud nägema uudiseid kokkuvarisevatest ehitistest, linnadest, mis kannatavad üleujutuste all, maavärinatest, finantskriisidest, mis riike laostavad, või siis sõjad, eks ole, rahvaste vahel. Aga piibel ei piira aegade lõppu ainult siin maal toimuvate asjadega. Tegelikult räägib ta, et isegi taeva, kosmose, universumi struktuur saab papustatud. Ja selleks, et mõista, mida Jesaja siin ütles, peame meenutama, milline oli iidne kirjarull, sest ta ütles, et taevas rullub kokku nagu pärgament, kas pole nii? Nii et tol ajal, vanasti, ei olnud selliseid raamatuid ega vihikuid, nagu meil täna on, eks ole, kus on lahtised lehed. Tegelikult kirjutasid inimesed pikkadele rullidele, mis oli tehtud kas nahast või papüürusest. Ja selleks, et lugeda, pidid sa hoidma rulli mõlema käega korralikult pingul ja kui sa ühe otsa lahti lasid, siis see rullis ennast kokku. Nii et Jesaja ütleb, et kõik see, mida me arvame olevat kõigutamatu, kogutakse tegelikult kokku nii kergesti. Tähed langevad nagu kuivanud lehed. Ja kui me vaatame Jeesuse õpetusi, siis mu vennad, muutub see prohveti kuulutus veelgi pakilisemaks, sest Matteuse evangeeliumis 24. peatükis,
kui Jeesus istus Õlimäel ja selgitas jüngritele, millised on aegade lõpumärgid, tegi ta väga selgeks, et ajalugu ei kulge rahulikult. aga tegelikult seisab ees ahistusaeg, suur viletsus, millist pole kogu maa peal kunagi olnud. vaata, mida Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatükis 21. salmis. ta ütles nii: sest siis tuleb nii suur ahastus, nagu pole olnud maailma algusest kuni praeguseni ega tule ka kunagi. nii et vennad, Jeesus rääkis suurest viletsusest. Ja kohe salmis 29 seob ta selle maa peal toimuva kannatuse hämmastavate sündmustega, mis haaravad kogu taeva. See tähendab, et Jeesus ei rääkinud ainult meestest, kes võiklevad võimu pärast, ega rahvastest, kes võistlevad territooriumide pärast, eks. Ja isegi mitte maavärinatest, tsunamidest ega kõigist neist halbadest asjadest, mis siin maal juhtuvad. Tegelikult ütles ta, et vaadake, kõik, mida me täna peame kõigutamatuks, hakkab tegelikult Jumala auhiilguse ees värisema. Ja vaata ainult salmi 29. Ta ütles nii: ja kohe pärast nende päevade ahastust päike läheb pimedaks, kuu ei anna oma valgust, tähed kukuvad taevast ja taevavägesid raputatakse. Amen. Vennad, palju aastaid pärast seda vestlust, mis Jeesus pidas Õlimäel, viidi apostel Jaan nägemuses ja ta kirjutas ilmutusraamatu. Ja kui ta vaatas kõike, mis toimus 6. pitseri avamisel, nägi ta täpselt seda sama stseeni, mida prohvet Jesaja oli näinud 100 aastaid varem. Ja piibel on nii täiuslik, vennad, et algusest lõpuni märkame, kuidas kõik tükid sobitavad kokku. Ja vaadake, mida apostel Jaan ilmutas ilmutusraamatu 6. peatükis alates salmist 12. Ta ütles nii: ma vaatasin, kui ta avas 6. pitseri ja toimus suur maavärin. Päike muutus mustaks nagu leinakangas ja kuu muutus punaseks nagu veri. Taevatähed langesid maa peale nagu toored liigimarjad, mis kukuvad puult, kui tugev tuul seda raputab. Taevast tõmmati kokku nagu kokkurulluv pergament ja kõik mäed ning saared kistakse oma kohalt. Vaadake seda, vennad, kui täiuslik on piibel. Kõik see on juba osa hoiatustest, märguannetest, mida Jumal toob inimkonnale väga tõsiselt. Aga paljud inimesed võtavad seda ikka veel naljana, eks? Paljud arvavad, et midagi sellest ei juhtu ja samal ajal sina, kes võib-olla oled seal mures, oled hirmul, ärev, eks? Selle kõige keskel tahan ma sulle siin selgitada, millal see kõik juhtub, et saaksid ka juba valmis olla. Nimelt, mis siis juhtub sellel suure viletsuse ajal, millest Jeesus rääkis? Siin maa peal tulevad sõda, nälg, kannatused ja lisaks sellele saavad kõik need taevased olendid vapustatud, eks? Aga paljud inimesed arvavad, et kõik halb, mis juhtub, tuleb kuradist või et antikristus on see, kes saadab need karistused inimkonnale. Aga see ei käi nii, vennad. Piibel õpetab, et maailmas hakkavad samal ajal tegutsema 2 täiesti erinevat jõudu. Ühelt poolt avaldub kurjus kogu oma jõuga, eks? Kurat teab, et tema aeg hakkab otsa saama ja antikristus ilmub siis selles maailma situatsioonis. Ta tuleb juhina, kes on väga osav sõnades. Ta peetab inimesi rahulubadustega, aga tegelikult ta petab kõiki. Ja ta nõuab, et teda kummardataks ja kes ei taha tema ees kummarduda, kes ei võta vastu metsalise märki, hakatakse vihaselt taga kiusama. Ja see kõik on kirjas Danieli raamatus, teises kirjas Thessaloniklastele ja ilmutusraamatu 13. peatükis. Seega toob see kurjus maailmas kaasa vale, tagakiusamise ja palju kannatusi. Kuid kõige selle üle on Jumala enda õiglus. Sest suur viletsus on tegelikult kohtumõistmise aeg, mil Jumal valab kogu oma viha inimkonna kurjuse vastu. Ja kõik inimesed, kes on Jumalale selja pööranud, kannatavad nende pitserite all, mida Jumal avab, trompetite ja oma viha karikate all. Kõik see on kirjas ilmutusraamatus ja siis hakkab antikristus rahvast taga kiusama, kuid samal ajal saadab Jumal neid looduskatastroofe. Jumal teeb sel ajal palju asju, vennad, et näha, kas rahvas ärkab üles, sest kahjuks läheb inimkond iga päevaga aina hullemaks, eriti suure kitsikuse ajal. Sest piibel ütleb, et isegi nähes nii palju õnnetust ja kannatusi, inimesed ikkagi teotavad Jumalat. Ja ma tunnistan teile, et vastavalt piiblile me ei saa olla täiesti kindlad, kas issanda Jeesuse kogudus on sellel pimeduse ajal siin.
sellel kannatuste ajal või kas meid oleks juba enne üles võetud? veel ühe asja ütlen sulle. see katsumus on eelkõige mõeldud Iisraeli rahvale, sest piibel näitab, et suur viletsus on neil väga kindla eesmärgiga. näiteks Danieli raamatus 9 peatükis räägitakse 70 nädalast, mis on määratud juudi rahvale ja prohvet Jeremiia nimetab 30. peatükis seda rasket perioodi Jaakobi ahistuse ajaks. seega saab see olema väga valus ja katsumuste rohke aeg Iisraeli rahvale, sest nad lükkasid Jeesuse tagasi, kui ta siin maa peal oli. Nad jäävad vaimselt pimedaks. Aga kui nad on nurka surutud, kui nad on inimkonnast välja suretamise äärel, siis nad lõpuks tunnistavad, et Jeesus Kristus on issand. Ja nad ütlevad, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Ja just sel hetkel tuleb Jeesus kogu oma kirkuses ning siis hakkame meie, kes usume Jeesusesse, valitsema. Me valitseme 1000 aastat ja pärast seda tuleb uus taevas ja uus maa. Aga vennad, enne kui see kõik juhtub, vaadake, mida on kirjutatud 2. Peetruse kirjas 3. peatükis 10. salmis. Aga issanda päev tuleb ootamatult, nagu varas. Siis taevad kaovad kohutava mürinaga ja algained hävitatakse tulega ning maa ja kõik, mis sellel on, saavad avalikuks. Ja nüüd tahan ma sinult midagi küsida. Kui isegi selle universumi kõige hiiglaslikumad tähed surevad, siis kuidas saab inimene arvata, et see maailm kestab igavesti? Vennad, inimesed jooksevad siin maa peal ühest kohast teise, muretsevad nii paljude tühiste ja mööduvate asjade pärast ning unustavad, et on olemas igavik. Ja see oli Jeesus ise, kes ütles Matteuse 24. peatükis salmis 35. Et taevas ja maa kaovad, aga minu sõnad ei kao kunagi. Vaadake, milline kindlus meil võib olla, vennad. Galaktikad võivad kustuda, taevatähed võivad langeda, aga iga sõna, mis tuleb Jeesuse suust, jääb igavesti püsima. Seega tahan ma sinult midagi küsida. Kui sa peaksid praegu Jumala ette astuma, kas sul oleks absoluutne kindlus, et oled päästetud? Ma usun, et enamik teist ei oma seda kindlust. Kas tead miks? Sest me pole veel oma elu täielikult Jeesusele andnud. Sest kui me usume Jeesusesse, siis ei sõltu enam meist. See oli tema ohver Golgata ristil, mis andis meile kindluse päästest. Vennad, kui Jumal nüüd meie poole vaatab, ei näe ta enam meie patte, vaid seda, mida Jeesus meie eest tegi. Ta näeb oma poja ohvrit meie heaks. Ja sellepärast peamegi me kahetsema. Sellepärast peame end tõeliselt temale andma. Aamen. Käima issanda palge ees päevast päeva, loobudes ja võttes oma risti. Ma ei ütle, et me oleksime täiuslikud, aga me võime iga päevaga täiuslikumaks saada. Ja pääste ei tule meie teenete ega tegude kaudu, vaid see on armust, Jeesusesse uskumise kaudu. Amen. Loodan, et sulle meeldis see sõnum. Ära unusta seda jagada ja ma jätan siia ekraanile video, mida ma väga tahan, et sa vaataksid. See kõnetab kindlasti sinu südant. Au Jumalale, Jumal õnnistagu ja kohtumiseni järgmises videos.